Kuidas valitakse Eesti Vabariigi presidenti? Teeme kiire ülevaate. Esiteks on muidugi vaja vabatahtlikku. Ta peab olema vähemalt 40-aastane sünnijärgne Eesti kodanik. Et kandidaadiks saada, peab ta võitma vähemalt 21 riigikogulase poolehoiu. Needsamad parlamendisaadikud saavad vabatahtlikku seejärel ametlikult kandidaadiks esitada. Väga võimalik, et on veel kodanikke, kes saadikute seas kampaaniat teevad. Oletame, et meil on lausa 4 kandidaati, kelle Riigikogu liikmed on esitanud. Nüüd algab salajane hääletamine. See toimub 60–10 päeva enne eelmise presidendi ametiaja lõppemist, sel aastal 29. ja 30. augustil. Tulemuste tõlgendamine on lihtne. See, kes saab vähemalt 68 häält, ongi võitja. Kui sellist häälte enamust ei tule, korraldatakse järgmisel päeval uus kandidaatide ülesseadmine ja hääletus. Kui ka teises voorus keegi 2/3 toetust ei kogu, korraldatakse 3. hääletus. See on teise hääletusega samal päeval. Sellesse vooru pääsevad edasi 2 kandidaati. Need, kes said teises voorus enim hääli. Aga mis saab siis, kui ükski kandidaat ei saa ka 3. voorus 68 poolthäält? Siis on võim valimiskogul. Riigikogu esimees kutsub kokku valimiskogu, mis koosneb lisaks Riigikogu liikmetele ka kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest ehk kokku 335 inimesest. Süsteem on sarnane. Kandidaat peab endiselt saama poolehoiu 21 valimiskogu liikmelt. Kusjuures iga valimiskogu liige saab toetada vaid üht kandidaati ning osaleda tema ülesseadmises. Edasi pääsevad automaatselt ka need 2 kandidaati, kes Riigikogu 3. voorus osalesid. Kandidaatide nimed pannakse hääletussedelile. See kandidaat, kes saab hääletamisest osa võtnud valimiskogu liikmete enamuse poolthääle, on võitja. Kui võitja esimese korraga ei selgu, korraldatakse samal päeval teine hääletusvoor, kus osalevad 2 eelmises voorus enim hääli saanud kandidaati. Ja kui ka valimiskogu ei leia ühist kandidaati, siis läheb kõik taas kord algusest peale Riigikokku. Lihtne!